Iga aasta varakevadel startiva Võhandu aerutamismaratoni näol on tegemist justkui tõelise rahvapeoga, kus on meeletu rahvas nii jõe peal kui jõe ääres. No kui palju neid osalejaid siis tänasel päeval startis ja kas on teada ka mitu riiki üldse kokku tuli? No nii, tegelikult on meil täpsed andmed teada. 1186 paati startis Tammula järvelt ja kokku on 28 riigist. Võib vist öelda küll, et tegemist on maailmas suhteliselt ainulaadse ettevõtmisega. Ei, absoluutselt, et meil oli külas ka Maailma Arutamisföderatsiooni maratoni arutamise distsipliini juht ja vend ainult imestas ja ütles, et kuidas see võimalik on. Aga näed on. Millised need aerutamise olud sellel aastal on? Et no teada on, et eks see jõgi ju ilmastik mängib meeletult. Täna on vett natukene rohkem kui eelmine aasta, aga see on ka natukene. Kive on jätkuvalt palju, eks see veetaseme, ütleme nii-öelda, kurta ei saa, aga ega midagi nagu hõisata ka ei ole. Et puhast liini leiab, saab sõita nii, et kive ei puutu. Ilm on muidugi fantastiline. Sellel aastal läks Võhandu maratoni võit tsehhidele ning ka teine paatkond, kes finiseerus, oli tsehhid. Kolmandana sõitis finišijoonest üle aga Lõuna-Aafrika Vabariigi võistleja, kes kuni pea lõpuni oli võistlust juhtimas. Kuid vahetult ennem finišit keeras võistleja kogemata oma paadi Võhandu jõe Harujõele. Esimesed eestlased jõudsid finišisse alles 12-ndana. No nii, palju õnne mehed, esimesed eestlased, kes sellel aastal jõudsid finišisse. Miks varem ei jõudnud? Ei jõudnud kiiremini. Kuidas oli sellel aastal? Väga raske oli, väga raske. Madal vesi ja suutsime hoida fookust, nii mõnus oli. Tegelikult siin on alati mõnus. Võib öelda, et konkurents oli ka võib-olla suurem kui muidu varasematel aastatel. Ja konkurents läheb iga aasta käärest kõvemaks, nii et mingi esikümnesse saada on ikka ülikõva. Aga meil vist 12. No see on ka ülikõva. Me oleme sellega rahul. Kas mitu korda üldse olete osalenud? 10 kanti umbes, ma arvan. Täpselt ei oska öelda. 14. Kas ise olete tulemusega rahul? Kindlasti rahul, väga rahul. Täiega. Ei julgenud oodata nii head tulemust ennem. Korraldajad päris täpselt ei oskagi öelda, kui palju sellel päeval rahvast Võhandu jõe ääres kokku tuleb, kuid hinnanguliselt ikka 10 000. Me leidsime siit Kääppalt, vaata, et kõige häälekamad fännid, et no kuidas on, hääl veel peab vastu? Ikka. Peab, eks ei ole midagi. No, seda on veel palju tulemas sealt, kus seda on. No mida tähendab, te olete kohalikud, eks on nagu aru saada, et mida tähendab selline suur aerutamismaraton teie õualt nii läbi läheb? No, väga äge. Äge ju kevad. Ilus ilm ja hea tuju ja äge seltskond. No kellele kõige rohkem kaasa hoiate või kõigile? Kõigile. Ikka kõigile. Hommikust saadik, juba esimesest sõudjast alates. No mida sellest arvate, et see mööda Võhandu jõge siis see aerutamine nii populaarne on? Aga miks ta ei peaks olema, sellepärast, et igasuguseid avatud talusid on kõik kohad täis ja süüa tehakse igast august ja selline maraton, see on nagu teistmoodi asi ja see toob välja ka, tõelisse Eestisse, päris Eestisse inimesi. Tundub, et see ongi siukene võistlus ka, kus on ka neid inimesi päris palju, kes tulevadki lihtsalt nautima. Me oleme neile peale mõelnud. Me oleme teinud selle võimaluse, et nad saaksid sellest üritusest osa ja saaksid täpselt kulgeda oma temposse, et oleme pannud kontrollaja 24 tundi ja see peaks olema ikkagi kõigile jõukohane. Iga aasta läheb nagu maraton järjest kiiremaks, inimeste oskus aerutada kasvab, ilmselt inimesed teevad ka rohkem aerutamistrenni, õpivad paremini süsta juhtima või kanuud juhtima ja saavad paremaid tulemusi.